palju õnne, Eesti meister 2020 Mastercross maratonis, Peeter Pruus. Aitäh! Kuidas siis see tiitel, teine tiitel järjest tuli? Kolmas tiitel järjest? Minu viga? No eks ma ei olnud üldse endast kindel, aga üritasin kohe algust nagu tempot peal hoida, sest et ma teadsin, et on natuke libedam ja ma testisin, mul on niisugune parem kumm ees, parema pidamisega, siis ma neid kurve ikka kallutasin seal ja mul oli nagu plaan, et ma Emumäel hakkan nagu testima, et vajutama ja vaatan, mis konkurendid teevad, ega mul kerge ei olnud. Siis Emumäele jõudes panin kohe gaasi põhja, siis vaatasin, grupp läks pikaks ja saime Gerdiga kahekesi minema. Ja siis, kui sinna üles tuli joogipunkti, vahekasse vist jah, siis Gert oli nagu väikse vahega maas ja siis, kui oli järgmine tõus pikem, siis ma jätsin ta maha põhimõtteliselt, aga siis ma korra kahtlesin, sest et siin need kiired osad tulevad, et mis siis saab. Aga siis ma lihtsalt hoidsin peal nii palju, kui mul oli ja metsavahet panin täiega ja ega kruusal ja asfaltil hoidsin ka nii palju, kui tuli, et seal Mammaskülas taga läks päris raskeks. Nagu enne ütles, et oli selline kiire sõit, et kas nüüd selle nädala jooksul sadanud vihm ei olnud rada väga palju mõjutanud aeglasemaks? Ei, ta oli ikkagi aeglasem, kui oleks kuivaga olnud kindlasti, aga ma arvan, et see vihm tegi teda tunduvalt raskemaks, ega see, et ta kiire oli, tähendab, et ta väga kerge oli. Et need kõik see mullane ja need metsateed, need on nagu ei veere üldse, et siis sa tunnedki, et nagu ei liiguks ja niimoodi, et üldkokkuvõttes ma olen ikka päris läbi tegelikult, et mul seal viimased 15 minti oli ikka sihuke nii ja naa, et ma seal ikka pingutasin võib-olla üle natukene mingi 50-60 kilomeetri vahel. Said nüüd tegelikult pärast Rakvere väikest finiši fiaskot 2 tõsist nii-öelda revanši Martin Loo üle vähemalt. Jah, kui nii öelda, et ega Rakveres ma ei olnud kõige värskem, aga eks see finiš läks nagu läks ja eks ta oli võib-olla parem too päev. Aga Eestikate medalid mõlemad võtsin ära see aasta paigis, siis sellega ma olen väga rahul ja et siin ka teine, kolmas koht oli ka, et Gert ja Tarvis, et ma ei teagi, mis looga juhtus, et võib-olla ei ole nii heas vormis see aasta, aga ma olen väga rahul. Võib-olla Martin jääks natuke kiire rada, Martin tahab sellist, kus ma ütlen, tehnilist natuke rohkem. Jaa, et Martinil see tempo võib-olla tapabki jah, aga see aasta selline ja eks vaatame, mis edasi. No vaatame, mis need punktid täna toovad, ega siis sarja kokkuvõttes Martin on praegu kollesärgiga, vaata, kuidas tänase päeva lõpus asjad lähevad. Nii et igatahes veel kord palju õnne tiitli puhul ja näeme järgmistel sõitudel. Suured tänud, aitäh!